Nii, loodetavasti inimesed veel tulevad, aga tere ja alustame oma esimese tutvustava seminariga metsamajanduse arbitraaži teemal. On loodud selline institutsioon metsasektoris ja seda tutvustavad siis täna Jaanus Aun, Eesti Erametsaliidu tegevjuht, Jaan Lindmäe, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu õigusloomejuht ja mina ise ka. Ja tänase seminari me salvestame, et oleks kõigil võimalik pärast seda järgi kuulata ja ka nendel, kes ei saanud täna osaleda. Ja teeme küsimustega niimoodi, et esitame need häälega ja pildiga soovitatavalt pärast, kui on ettekanne läbi, aga chatti tegelikult võiks ka esitada ettekande ajal küsimused, et ei läheks vahepeal meelest ära. Ja neid siis vaatame ka lõpus üle. Ja võib-olla hakkamegi siis siit minema. Näiteks nii kohe klõps. Ja ma annaksingi sõna Jaanusele. Jaanus, ole hea, ava sina neid põhjuseid, et miks selline institutsioon üldse loodud sai? Ja just tere hommikust ja aitäh, Eve. Vaidlusi metsamajandamisest tuleb ikka ette. Tuleb metsaomanike ja metsa ülestöötajate vahel erimeelsusi ja need on vaja kuidagi lahendada. Kui pooled omavahel kokkuleppele ei saa, siis traditsiooniline tee on see, et tuleb kohtu poole pöörduda. Häda aga selles, et minnakse oma üsna sellise spetsiifilise vaidlusega kohtukulli ette ja kohtunik on harjunud lahendama võib-olla hoopis teistsuguse sisuga vaidlusküsimusi. Läheb aega kohtunikul enne, kui ta selle konkreetse vaidlusega seonduvat spetsiifikat täielikult mõistma hakkab. Et seetõttu võiks olla osapooltel selline natuke lihtsam ja metsamajandamistemaatikale nagu lähedasem koht, kus oma asjad sirgeks saada. Meil on siin slaidi peal on neid näiteid ka kirjas, eks need on päris elust ju tulnud. Olgu siis mitmeid olukordi lepingulistes suhetest, kus pooled ei ole näiteks oma õigusi kohustusi päris täpselt kirja pannud kirjalikku lepingusse, on midagi tööde tegemise protsessi käigus ringi või teistmoodi kokku leppinud, aga jätnud selle kõik korrektselt vormistamata, et kuidas osapooled on asjast aru saanud, et sellelt pinnalt on kindlasti omajagu vaidlusi olnud või siis kõige lihtlavasem lepinguliste kohustuste mittetäitmine, et on kirjas küll, aga üks pool teeb nii, teine pool ootab teatud täitmist, seda ometigi ei järgne. Ja vajalik on kolmas osapool sinna vaidlusse kaasata. Ja need probleemid ka metsatööde kvaliteedi osas, et kui on leping küll nagu esmapilgul täidetud, aga tegelikult, et milline see pilt seal metsas järgi jääb, et see on ka küsimus, et kas tegelikult kõige tavalisem maakohtu kohtunik on kõige õigem inimene seda lõpphinnangut andma, et võib-olla oleks meil metsasektori enda poolt pakkuda asjatundjad välja, kes ütlevad, et kas siis asi on hästi või ei ole hästi. Aga tegelikult päris elus omajagu tihti ette tulevad olukorrad ka sellest, kus poolte vahel mingisuguseid lepingulisi suhteid ei olegi, aga raietööde käigus näiteks minnakse naabrimetsa ja lõigatakse 7 puud maha. Üldse mitte pahatahtlikult, aga tuleb selliseid olukordi ette ja siis üks pool on ka valmis hüvitist maksma, aga teine pool arvab, et puud peaks ikkagi palju väärtuslikumad olema. Jälle küsimus, et kas on tarvis kohtuuksi selleks kulutada või saame oma sektori sees need asjatundjad leida, kes ütlevad, et kuulge, lahendus võiks selline olla. Või on siin see näiteks teede lõhkumise küsimus, et kus on üle naabermaaüksuste sõidetud või on siin vaidlusi teemal, et on näiteks metsamaterjali ladustatud naabrimaale kokkuleppeta küsimus, kas seal peaks mingit hüvitist maksma, mis suuruses, nii edasi. Sellelaadseid vaidlusi igapäevaste metsatööde praktikast päris elus ette tuleb
ja oleme leidnud, et võiks üks selline asjatundjatest koosnev vahekohus olla, kes neid asju läbi vaataks. Ja kõrvale siia üks selline põige veel ka, et eks siin on erinevatel aegadel riigi poolt olnud seda suunist, et kuulge, et teil metsas ikkagi asjad päris lõpuni hästi ei ole ja äkki riik peaks rohkem reguleerima tulema. Siis siin on ka metsasektor saab ka sellise vahekohtu instituudi loomise kaudu öelda, et kuulge, me ikkagi saame oma jamade lahendamisega ise hakkama, et ei ole vaja siin mingisugust täiendavat reeglistikku paika panna. Vot nii, selline minu poolt vaade. Jaan. Nii, tere ka minu poolt, mina olen Jaan Lindmäe, olen Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidus nüüd üle 4 aasta seda õigusloome teema poolt vedanud ja kusagil 3 aastat tagasi see mõte idanema hakkas ja Eve selle mõttega ja Jaanus ka ja arutasime, et tõesti olukorras, kus me teame, et teistelt tsunftidel, varem ma töötasin sellises tsunftis nagu advokatuur ja olin seal ka 8 aastat aukohtu liige ja selle võrra teatud kogemus on olemas, kuidas üks või teine seltskond võiks oma suhteid korrastada ja oluliselt efektiivsem on see, kui kasutada sellist vormi nagu vahekohus ja sellest meie mõte siis ka metsasektori vallas liikuma hakkas ja leidsime siis, et tuleks hakata moodustama ka metsamajanduse vahekohust ehk arbitraaži ja käesoleva aasta veebruari algul siis Eesti Metsa Sertifitseerimise Nõukogu MTÜ juurde nende nõusolekul siis leidsime, et olekski mõistlik selline vahekohus moodustada. Ja siin Jaanus juba rääkis sellest, et mis on siis selle vahekohtu eelised. Ma olen täiesti nõus sellega, et varasem praktika advokaadina näidanud seda, et ega siis üks tavaline maakohtu kohtunik jääb ikka metsasektori küsimustest väga kaugele. Elu on näidanud tihtilugu seda ka näiteks haldusasjades, kus ühe või teise haldusakti vaidlustamine jõuab Riigikohtuni välja ja me teame siin praegu näiteks linnudirektiivigagi asi on veel seisab siiamaani Euroopa kohtus. Ja selge on see, et ükski asi, mis väga kauaks kohtusse venima jääb, see on kasulik ainult nende esindajatele või advokaatidele, aga tegelikult need, kes oma probleemi lahendust tahavad saada, nemad eelkõige on seal nii ajasurve kui ka siis igasugu protsessuaalsete küsimuste taga kinni ja tihtilugu ei jõutagi sisulisi lahendini. Nii et seetõttu ma olen seda meelt ka, et tegelikult kui oma tsunfti selline vahekohus või aukohus on olemas, kus on kohtunikeks või arbiiteriteks inimesed, kes seda asja jagavad ja teavad mitte ainult seaduse regulatsioone või muude alamseisvate aktide tõlgendusi, vaid teavad ka muud tausta, siis peaks selliste vaidluste lahenemine või ka kompromisside sõlmine oluliselt kiiremini toimuma ja sellest tingituna siis see asi ellu saigi kutsutud. Nii et praeguseks meil on olemas selle arbitraaži ehk vahekohtu põhikiri, sellega on ka võimalik kõigil tutvuda ja selle põhikirja mõte on ka selles, et tema ei ole kusagil kivisse raiutud või selline regulatsioon, mida nüüd peab väga pikalt ja põhjalikult, kui tekib soov seda muuta, kuidagi jälle menetlema, vaid sinna on võimalik teha selliseid eluga kaasa käivad muudatusi, mis peaks asja ja menetlemise lihtsamaks ja selgemaks tegema, oluliselt kergem olema, kui see on kusagil seaduse tasemel kinnitatud regulatsioon ja kuivõrd tegemist on MTÜ sellise põhikirjaga või õigemini MTÜ ehk siis Eesti Metsa Sertifitseerimise Nõukogu MTÜ juures oleva institutsiooniga, siis sealtkaudu on ka lihtsam neid muudatusi teha vastavalt sellele, nagu siis elu ja üles kerkivad probleemid meile ette panevad. Ja
hästi lühidalt, ma ei hakka seda põhikirja üle rääkima, aga mõte on selles siis, et jah, tuginedes muudele selliste vahekohtute toimimise põhimõtetele ja kogemustele, siis sellise vahekohtu koosseisus võiksid olla inimesed, kes on asjaga tuttavad ja kes mitte ainult metsanduse poolt ei jaga, aga ka teavad, kuidas siis selline õiguslik ehk protsessuaalne pool on ja kuidas oleks võimalik küsimuste või vaidluste tõusetumise korral vormistada lahendeid selliselt, et nad oleksid lihtsalt selgelt arusaadavad ja nendest lahenditest võiks ka edaspidi saada kindlust selline hea metsamajandamise tava, millele annavad tuge siis need võimalike vaidluste lahendused. Ja tihtilugu on ju nii elus, et kui üks või teine vahekohus on oma lahendeid teinud, siis mõnikord ei peagi vaidlust hakkama esitama, aga tuleb lahti võtta üks või teine lahend ja sealt saab ka vastuse sellele või teisele küsimusele. Siin on mõned küsimused tekkinud, ma arvan, et kas me teeme selliselt, et vastame hiljem küsimustele, muidu meil läheb asi plaanituga võib-olla. Ühesõnaga, kui küsimus on selles, et põhikirja koostamisel, mis põhimõtetel põhikiri sai koostatud, siis ikkagi eesmärk oleks selline, et seda metsaspetsiifikat silmas pidades oleksid kaasatud vaidlusi lahendama inimesed, kes ongi metsaspetsialistid, sellega pikemat aega tegelenud ja kes suudavad võib-olla teinekord ühe või teise vaidluse oluliselt kiiremini lahendada, kui siis näiteks need kohtunikud, kes tavapäraselt maakohtutes asju on sunnitud lahendama. Praegu on ees ka praeguseks siis välja valitud arbiiterid. Nende nimed on siin kirjas. Ma tean öelda juristina nii Rutt Grünbergi kui Maiu Palu Otsa kohta, et tegemist on kogenud metsaasjatundjate ja ka juristidena, kes pikalt on kokku puutunud nii linnurahu vaidlustega, näiteks Maiu Paluots viimati oli siin, kui me käisime eelmise aasta detsembri alguses Luksemburgis ka linnudirektiiviga seotud pesitsusrahu vaidlustega seonduvalt siis Euroopa kohtus, kus siis oli teinud eelotsuse taotluse Eesti Riigikohus ja Maiu väga asjatundlikult neid Eesti seisukohti esitas, millele tugines ka teatud osas oma eelotsuses siis Euroopa kohtu jurist, kes on oma eelotsuse teinud. Kohtunikud ei ole veel küll paraku otsuseni jõudnud, aga miks ma sellest räägin, et ongi üheks arbiiteriks inimene, kellel on ka olemas Euroopa kohtus esinemise kogemus. Rutt on samuti siis sellise pika juriidilise kogemusega. Oluline on ju see, et mitte ainult ei pea olema nüüd metsasektori ja metsamajandusharidusega inimesed, nagu on siis teised arbiitrid ehk Mark-Eerik ja Rainer Laigu ja Enbert, aga et oleksid ka siis kohtukoosseisus arbiitrid, kes oskavad neid otsuseid lühidalt ja üheselt mõistetavalt siis kirjutada. Nüüd selle tõusetunud vaidluse lahendamine analoogselt teiste vahekohtutega käiks selliselt, et kui keegi esitab kaebuse, siis see läheb peaarbiitri lauale, tema otsustab, kes võiksid olla siis sellest 5 arbiiterist ehk vahekohtunikust
kolm need, kellele see asi või vaidlus võiks kõige paremini tuttav olla või see teema. Ja siis tavaliselt üks nendest arbiiteritest hakkab seda asja läbi töötama, vajadusel otsustab siis, kas tuleks kasutada ka spetsialistide abi või asjatundjate abi ning kas ka näiteks on vaja kohapeal paikvaatlust läbi viia. Ja sellise kaebuse läbivaatamine praegu tundub, et oleks ilmselt mõistlik 30 päeva jooksul. Kui nüüd tekib olukord, et tuleks kusagil kaugel koha peal käia, paikvaatlust läbi viia ja asjatundjaid kaasata veel, no siis on võimalik, et ka sõltume sellest, millal kellelgi nendest isikutest aega oleks seal koha peal käia. Ja kindlasti võetakse nii nagu ka tavaliselt tsiviilmenetluses ka vastaspoole siis seisukoht, küsitakse tema arvamust selle kaebuse esitatud kaebuse nende argumentide kohta, millele siis see kaebus tugineb. Ja vastavalt siis olukorrale arbiiterid otsustavad, kui nad nüüd koha peal oma istungi läbi viivad, et kas tahetaksegi siis osapooli osalema ja või on seal siis vaja veel näiteks kaasata tunnistajaid või kedagi teisi menetluse osalisi, kelle osavõtt võiks asja lahendamisele kasuks tulla. Nüüd kaebuste läbivaatamisega seotud kulud. Üks asi on selles, et nii nagu riik on seadnud riigilõivud, nii ka vahekohtutes on see tavapärane. Mõningates kohtutes on need sellised asjaajamisega seotud tasud oluliselt kõrgemad kui metsamajanduse arbitraažis. Me arutasime ka seda siin, et mis võiks see tasu olla. Üks asi on selles, et kindlasti see 100 €, mis ühe kaebuse läbivaatamise tasu on, see ei ole see kulu, millega on võimalik kõik näiteks paikvaatluse või asjatundja arvamusega seotud kulud kanda, aga pigem on selle 100 € lõivu määr kantud sellest, et jah, mingis osas ta suudab katta kontorikulud, aga ka mõte on selles, et ilmselt ta distsiplineerib neid isikuid, kes elu on näidanud, on ka selliseid sarikaebuste esitajaid, et siis ikkagi mingil moel see 100 € on see, mis iga asja peale ei sunni nagu või mingil moel distsiplineerib mõtlema, et kas ma ikkagi hakkan kaebama ja järjekordset kaebust esitama, sest ega sõltumata sellest, kas kaebus on põhjendatud või põhjendamata, see võtab ikkagi vahekohtu koosseisu aega ja energiat ja selle mõttega on see läbivaatamise tasuks praeguse seisuga 100 €. Nüüd lisanduvad sinna ka siis, kui on mingid transpordikulud või saamata töötasu, need tavaliselt jääksid kanda siis osapoolte, need, kes on siis näiteks, on ka võimalik selline põhimõte, kus osapooled kannavad need kulud võrdsetes osades, kui tegemist on lepingulise vaidlusega, kus siis mõlemad osapooled on kokku leppinud selliselt, et vaidluste tõusetumise korral pöördutakse metsamajanduse arbitraaži poole. Kui aga on tegemist olukorraga, kus kaebuse esitaja esitab oma kaebuse siis vahekohtule sõltumata teisest osapoolest, kelle vastu see kaebus on esitatud, siis algul ta peab need kulud ise kandma, aga hiljem siis on vahekohtu otsustada ja siin on ikkagi selline üldine reegel, et need kulud peaksid kandma hiljem ikkagi see pool, kelle kahjuks otsus on tehtud. Võimalik on ka nii, et osapooled
jõuavad kompromissile, siis kompromissi käigus jõutakse ka kokkuleppele, kuidas selle vahekohtuga seotud kulud jäävad kanda. Nüüd edasi arbitraaži otsus, ega ta midagi selles mõttes väga palju ei erine tavapärasest kohtuotsusest, ta peab ikkagi olema, andma vaidluse osapooltele hinnangu. Loomulikult on ka eesmärk, nii nagu ka tavapärases kohtumenetluses, et osapooli üritatakse lepitada. Ja kui see kohtuotsus on selline, et ta ikkagi peab jõudma ühe või teise poole, kes omavahel vaidlevad, kasuks või kahjuks, siis hiljem on võimalik ka sellele otsusele tugineda, kui tahetakse minna kohtusse. Ta on ikkagi, meie arusaamist mööda peaks olema selline otsus, mis on motiveeritud, tuginedes seadustele ja argumenteerib ka siis nende regulatsioonidega, mis siis metsamajandus-praktikas välja kujunenud on, mis on heaks tavaks ja tõenäoliselt on võimalik ka neid otsuseid ka hiljem näiteks audiitorite aruannetes kasutada. Ja mõtlesime, et selleks, et sellest vahekohtu praktikast abi oleks, siis peaksid need olema ka avalikult kättesaadavad veebilehel. Delikaatsed isikuandmed me ei avalda seal, aga selleks, et ikkagi ühe või teise vaidluse, tavapärase vaidluse tavad ja see vahekohtu praktika ka laiemalt leviks, siis ilmselt on ikkagi vajalik, et seda on ka selliselt siis interneti koduleheküljel kättesaadav oleks ja seda oleks igal asjast huvitatud isikul võimalik ka sellega tutvuda. Nii, mõtlen, mida siin veel rääkida. Kui nüüd juhtub olukord, et vaatamata sellele, et otsus on tehtud, teine osapool ei soovi seda või ei taha täita, siis on olukord selline, et ega me siin kohtutäituri või muu sunnijõuga selle otsuse täitmist tagada ei saa. Pigem on ikkagi tegemist sellise otsusega, mis ütleme sektorisiseselt, meie tsunftisiseselt kuulub täitmisele ja ega siis me teame ju, et ega siis need tõelised pahalased, kes ka kohtutes käies kohtu uksi kulutades, jõudes negatiivse otsuseni, hakkavad otsima võimalusi, kuidas mitte kohtuotsust täita, neid on küll ja enam. Et ega sellise tõelise pahariti vastu ei aita ka tegelike maaringkonna Riigikohtu jõustunud otsused, et pigem on meie eesmärk ei olegi seda, et me tahame hakata jõudu kasutama kusagil, aga pigem kujundada seda head ja mõistlikku käitumist nende vaidluste korral, mis metsa majandamisel võivad tõusetuda ja kui see laiale avalikkusele on ka teada, siis on lootused ikkagi ühe või teise vaidluse tõusetumise korral tuginetakse sellise vahekohtu välja kujunenud tavadele ja otsustele ja sellest peaks edaspidi selliste vaidluste tõusetumisel, kus osapooled on mõistlikud ja heatahtlikult abi olema ja tihtilugu võib-olla ka ei pöördutagi edaspidi vaidlusega vahekohtusse, vaid vaadatakse, kuidas ühe või teise vaidluse korral vahekohus neid asju lahendanud on.
ja kindlasti ei välista ka seda varianti, kus teinekord pöördutakse ka kirja või suulise pöördumisega vahekohtu poole ja saadakse eelnev hinnang ära ja võib-olla sellest ka piisab, et osapooled jõuavad omavahel kompromissini. Nii et aga jah, selles mõttes me leiame, et sellel vahekohtul võiks olla see selline vaidluste ja kohtuliku menetlemise või vahekohtuliku menetlemise etapp, see oleks nagu see selline viimane võimalus, nii nagu juristid või advokaadid ütlevad, kohtusse minna, see on see kõige viimasem tee, et alati tuleb ikka leida neid muid võimalusi ja tuleb koostööd teha ja ühiselt otsida lahendusi. Ja me arvame, et see võib ka praegu hetkel nii mõnelgi juhul, kus tehakse ühiseid töid või ühiste eesmärkide saavutamiseks suulisi lepinguid, see võib-olla paneb paremini mõtlema ka selle peale, et ikkagi kirjalikult oleks mõistlikum teatud asjad kokku leppida, et hiljem vaidluste tõusetumise korral võtta see kirjalik leping lahti ja siis on lihtsam ka meelde tuletada, vaadata, mida siis omal ajal, milles kokku lepiti. Väga inimlik on see, et tihtilugu mõeldakse, et mina ju sain asjast nii aru, miks teine pool sai hoopis teisiti aru. Ja tihtilugu ongi niimoodi, et üks mõtleb nii, teine mõtleb naa ja kui pole kirjalikku lepingut, siis on väga raske nagu seal kolmandatel isikutel öelda, et vot, kus see siis õigus on. Et selles mõttes ikkagi on ka hea, kui lepitakse kokku vaidluste tõusetumise korral, kuidas neid eriarvamusi lahendatakse ja kui omavahel on kokku lepitud, et vot selliste vaidluste tõusetumise korral pöördutakse metsamajanduse arbitraaži poole, siis tähendab, et pooled on ikkagi mingil moel ka oma vahel läbi arutanud, et kus meil võivad need nõrgad kohad olla. Ja selle võrra mõned küsimused juba lahenevad ära. Nii et see selline suunav, juhendav, koolitav, hariv roll peaks meie arusaamist mööda ka sellel vahekohtul olema ja me arvame, et eks läbi nende selliste tõusetuvate vaidluste ja eelseisva kohtu või vahekohtu praktika ilmselt ka see vahekohtu arbitraaži põhikiri ilmselt saab täiendusi ja muudatusi vastavalt sellele, millised need elulised muutused tulevad ja kuidas seda asja paremaks teha. Nii, ja info kohta on siin Evel ka pärast jagatavad need veebilehed ja põhikiri ja korduma kippuvad küsimused. Nii et ma hetkel rohkem aega vist omalt poolt ei kulutaks. Et katsume siis, ma ei tea, kuidas Eve mõtlesid, et kas kellelgi on kommentaare või küsimusi, kuidas me edasi liigume. Ja täpselt, nii ma mõtlesingi, et hetkega said slaidid läbi ja võikski võtta nüüd küsimused, mis on chati tulnud. Või Jaanus, soovid sa midagi lisada äkki vahepeal? Ma vaatan seda chati. No nii kaua, kui sa chati vaatad, siis vast nii palju, et see vahekohus pole nüüd kindlasti selline imevahend, mis meie vaidlused kõik alati ära lahendab, et vaadates, millised need vaidlevad osapooled päriselus on, siis
siis vahel on nii, et täitsa mõistlikud osapooled vaidlevad omavahel ja neile annaks küll igal juhul selle soovituse, et ärge minge kohtusse, vaid tulge metsasektorit tundvate asjatundjate juurde, kui näete, et ise omavahel kokkuleppele ei jõua. Kui on jah olukord selline, et üks pool ikka on täiesti mittemõistlik, et tema tahab vaielda, sest tema tahab vaielda. Ja no sellised olukorrad on jah nii, et siis ma arvan, et vahekohtust kipub väheseks jääma, et siis peab see vaidluse kohus lahendama ja siis käiakse kõiki neid astmeid läbi nii palju, kui jõudu vähegi jätkub. Et ega nüüd seda me kindlasti ei näe, et kõik vaidlused saavadki seal vahekohtus oma mingisuguse lahendustee. Et nii see elu meil on. Aitäh. Leo Filippov on küsinud chatis, et miks ei kaasatud põhikirja koostamisse niinimetatud metsahoiu huviühendusi ja ühtlasi ka tänab, et on ette võetud metsanduse praktika vaidlustesse sisulise süvenemise võimalus. Aitäh. Kas sa soovid vastata sellele? Ega mina ei oska ka nüüd öelda, et miks ei kaasatud. Kõik on, ma vastaksin niimoodi, et kõik, kellel on häid mõtteid, kuidas põhikirja täiendada või seda kohtupraktikat, mis saab olema sisendit andma, et kõik on oodatud, et ega siin kusagilt tuli ju alustada ja kusagilt ega siis selles osas ju inimesi, kes on valmis panustama, võib ju olla veelgi mujaltki veel. Võib-olla on ka kusagil häid kogenud kohtunikke, kes aja jooksul on ka metsaga kokku puutunud ja kellel endal mingid probleemid tekivad. Hea meelega kuulame ka neid ära ja mina räägin lihtsalt selle mõttega, et kuivõrd omal ajal siin paar aastat tagasi see küsimus päevakorrale tekkis ja pidime kusagilt pihta alustama ja vaatasime, kuidas mujal olid tehtud asju ja kuidas teised vahekohtud on toiminud, mis nagu alati on minu arust tähtis on see, et ei jääks tagaplaanile see inimlik külg. Et eelkõige mitte me ei peaks mattuma paragrahvide ja regulatsioonide rägastikku. Katsume aru saada, kus selle asja sisu on ja mis on tegelik probleem. Et asi ei ole mitte selles, et tohutult nüüd kellelegi väänata või näidata, et meie käes on võim. Pigem see, et inimesed, kes hätta on sattunud või segaduses on, et nad saaksid abi. See on see põhimõte ja kui kellelgi on mõtteid, et veel midagi siin põhikirja lugedes, et mis võiks seal olla, siis ma arvan, et sellel aadressil, mis Eve saatis, võib need edastada ja ega siis kõiki asju annab ju paremaks teha. Kõike ei ole võimalik ette näha ja kõiki ei ole võimalik kaasata. Nii et selles mõttes ütleme, et ega siin nagu mingit printsiipe ei olnud, et keda nüüd kaasata. Sellist printsiipi või põhimõtet ei olnud, et kedagi jätame kaasamata. Nii et selles mõttes läks ta nagu läks sel korral need isikud, kellel oli aega ja võimalust panustada, need oma mõtteid välja käisid ja siin on ikkagi eesmärk on selles, et nii nagu kohus, nii ka vahekohus peab tegema otsused erapooletult. Ja kui keegi kohtunikest tunneb, et tema on ühe või teise poolega kuidagi seotud või see tema otsustusõigus võib olla erapoolik, siis on tal kohustus sellest kohtukoosseisust eemale hoiduda. Ja kui keegi tahab kellegi kohtunike osas avaldada kahtlusi, siis see õigus on ka kõigil olemas. Nii nagu tavaliselt kohtus, siis on need vahekohtunikud kohustatud taanduma. Aitäh. Ja ma lisaksin tegelikult selle ka, et ma siin enne meenutasin ja vaatasin oma vanu slaide. Aastal 2021 tegin tegelikult paar ettekannet juba arbitraaži esmastest põhimõtetest Erametsaliidule või metsaühistutele ja samamoodi käisin ka Tööstusliidu juhatuses rääkimas sellest, et tegelikult see info on juba levinud üsna pikalt, aga teine nüanss, mis ma tahtsin öelda,
on, et EMSN-i või Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu liikmeteks on üsna lai spekter ühiskonnas olevatest organisatsioonidest. Eks ju, seal on tööstus ja on erametsaomanikud, kes on selle arbitraaži kõige, ütleme, otsesemad kasutajad, aga meil on liikmeteks ka näiteks metsaselts või metsatöötajate ühingud, ülikool ja Luua, eks ju, oli meil liige, aga on ka Eesti Looduskaitse Selts, et see põhikiri on olnud kättesaadav tegelikult üsna laiale ringile organisatsioonidele meie metsasektorist. Aga jah, loomulikult saab alati teha muudatusettepanekuid ja parandusi, et selles mõttes väikse organisatsioonina oleme üsnagi paindlikud ja kiired. Chati ei ole rohkem küsimusi tulnud, aga palun, äkki keegi soovib siiski küsida midagi otse. Et olge palun julged, lülitage sisse mikrofon. Kui olete veel julgemad, siis pange ka pilt ja küsige. Või arutelu või andke mõni kommentaar, tagasiside. Leo Filippo kirjutas chati, et teadaolevalt ei ole Looduskaitse Seltsi oma osalemisest teavitatud. Selts on meie liige juba päris, ma ei tea, peaaegu 20 aastat. Ja kõik materjalid me alati saadame ka seltsile. Et selts on kindlasti väga teadlik nendest dokumentidest. Aga ma arvan, et see on vist teema, mida me peame eraldi rääkima. Kadri Aia, ma nägin su pilti korraks. Kas sa soovid midagi öelda? Oleks väga tore. No tegelikult mul oli nagu selline küsimus, minu arust väga õige asi ja väga mõistlik asi, sest neid selliseid nii-öelda pehmemaid vaidlusi on nagu päris palju, ütlen mina metsaühistu juhina. Ja siis on raske seda erapooletut poolt leida, et mingil moel, kui nad ühistusse jõuavad, siis on see mingil moel see seotus ikkagi olemas. Aga ma küsiks nõnda, et kas te ei karda, et neid vaidlusi tuleb väga palju, sest eestlased on väga kaebaja usku inimesed? No tuleb nii palju, kui tuleb, eks siis peabki kohtunikkond ehk vahekohtunikud peavad siis ju mingi filtri ka tegema. Kui tuleb palju, siis võib juhtuda nii, et on ka mõningaid selliseid, mis on põhjendamatud kaebused, aga ega me siin midagi ette, kui me kardaks seda, no mis me siis teeme siis? Siis tuleb tegeleda ja siis tuleb võib-olla koosseisu suurendada ja tuleb hakata pihta otsast, et vaatame. Võib-olla on ka analoogsed kaebused, siis nendel on ju lihtsam, nende suhtes on otsuseid teha, läheb kiiremini, keerulisemad asjad, et mis siin ikka, ega siis mõte on ikkagi selles, et seda suhtlust ja neid probleeme oleks lihtsam, kergem, kiirem lahendada ja kujuneksid välja sellised tavad, mis teatud vaidlusi enam ei tekitaks. Et ongi teada, et ühe või teise sellise küsimuse tekkimise korral meil on selline või teistsugune lahendus olemas, mis analoogses olukorras annab analoogse vastuse. Väga hea. Aga aitäh ja igal juhul mina soovin edu ja ma usun, et kindlasti on neid, kes seda kasutaks kui lihtsamat varianti kohtusse mineku asemel kohe, eks. Nii et või siis loobumine, mis on ka nagu halb variant, kui lahendust ei tulegi. Tuli jääb tuha alla õõguma. Jah. Aitäh. Nii, kas on veel? Palun mõni küsimus või kommentaar. Eks see on meie esimene laiem teavitusüritus ka täna ja jätkame teavitustega ja Google reklaamidega näiteks, et jõuda nende metsaomanikeni ka, kes näiteks ei ole metsaühistus või otsivad oma koostööpartnereid just interneti kaudu. Ega võib-olla ei ole nii teadlikud teise poole taustast.
aga tundub, et ei ole siis praegu rohkem küsimusi ega tagasisidet. Et ma väga tänan Jaan Lindmäe, Jaanus Aun, poolte esindajad, et tulite ja rääkisite ja et selle teema olete üldse üles võtnud ja EMSN-ina meil on väga hea meel, et me saame panustada sellisesse institutsiooni, et sektor oleks ikkagi vastutustundlik ja hea mainega. Ahaa, no siiski. Eestlane oma tagasihoidlikkuses. Meelis Teder küsis, et ehk kommenteeriksite rohkem erapooletuse saavutamise meetodeid. No erapooletuse saavutamise meetodiks ongi ju tegelikult see, et kui keegi vaidlevatest osapooltest on tunne, et keegi kohtunikest ei ole erapooletu, siis ta saab esitada selles suhtes oma kirjaliku või suulise pöördumise vahekohtu esinaisele või siis, kes parasjagu neid funktsioone täidab ja on võimalik vahetada siis kohtunik välja. Aga see selline, noh, ühesõnaga lahmiv või lihtsalt kuidagi tunne, et nüüd minu suhtes ollakse erapoolik, see peab olema ikka motiveeritud ja argumenteeritud, nii nagu kohtus. Tihtilugu kohtutes ka esitatakse selliseid ju kaebusi mõnikord lihtsalt selleks, et protsessiga venitada või lihtsalt muul põhjusel. Ega siis selliseid pahatahtlikke subjekte on ikka igal pool. Nii et eesmärk on ikkagi selles, et tundub, et need inimesed, kes oma vabast tahtest on nõus sinna vahekohtu tegevusse panustama ja neid vaidlusi lahendama, nende eesmärk on ikkagi selles, et need suhted meil metsamajanduses saaksid minna paremaks ja valutavad ka südant sellepärast, et kuidas neid valukohti lahendada ja üks võimalus oleks siis väljendus nendes vahekohtu tegevustes, millest me täna rääkisime. Aitäh, Jaan. Ja kui on veel küsimusi, siis võib saata mulle info@metsaarbitraaž.ee või Jaanusele või Jaanile, eks ju, ja me vastame ja täiendame kodulehel metsaarbitraaž.ee olevat KKK sektsiooni ka. Ja just, aga suurimad tänud. Chatis on veel mõned toetavad kommentaarid. Tänatakse sellise institutsiooni tegemise eest ja soovitakse edu. Ka meie täname, et te täna osalesite ja kindlasti jagage ise ka edasi seda infot, mida te siin kuulsite. Laseme selle sõna liikuma ja ootame siis kasutajaid. Ehk et tegelikult vähem vaidlusi ja vähem tööd, eks. Aga suurimad tänud teile ja kõike ilusat päeva. Kena kevadet. Ja kõik head.